Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Turule haige, värja maa lõi. Mõtlemees 10 aastat selle eest ma sain. Kuid vangis oli lae, sest olin kõva mees. Mina oli vanglas kõige kõvem mees. Mina oli vanglas kõige kõvem mees. Mina oli vanglas kõige kõvem mees. Kas niisama kõvasi on teistes vanglates? Suitsu ja viina, mul kong oli täis. Vangivalvul linnast mulle uut Toomas käis. Ise tegin samal ajal jõusaalis jõudu. Teistele pättide andsin vastu lõugu. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas niisama kõvasi on teistes vanglates? Kui vangiaeg sai läbi, ma välja tulin sealt, siis ära võis mind tunda kilomeetri pealt, sest olin üle kea, tätoveeringuid ma täis, üle linna pätte vaatamas mind käis. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas niisama kõvasi on teistes vanglates? Kuid raha mul ei olnud, ma pargist magasin. Mul varsti hakkas igav, tahtsin vangi tagasi, sest vanglas olin mina ju kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas niisama kõvasi on teistes vanglates? Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas niisama kõvasi on teistes vanglates? Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas niisama kõvasi on teistes vanglates? Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Indrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis Kurjam ja vanglast ja kes muud kui kurjamid peaksidki vanglast laulma, aga igal juhul on nii, et oma megaistungil ratifitseeris Eesti Vabariigi Riigikogu siis sellise dokumendi, mis ütleb, et jah, et võib hakata vange vastu võtma. Ka Rootsi on ratifitseerinud vanglarendi lepingu. Esimesed vangid jõuavad Tartusse 2 kuu pärast, nii et sügis Tartust tuleb väga põnev. Ühelt poolt saabuvad sinna siis värsked tudengihakatised, kes soovivad kõrgema hariduse teed käima hakata ja teiselt poolt saabuvad siis Rootsimaalt kogenud retsid, kes on siis teinud narkokuritegusid või raskeid inimeste vastaseid kuritegusid. No esimesena peab muidugi täpsustama, et ei tule tudengi mitte Tartusse ainult kõrgharidust, vaid ka kutseharidust nõutama näiteks ja muid teadmisi saama ja tavaline aga tudengeid linnas on näha, aga vange õnneks mitte. Vange ei ole näha ja sellega tõenäoliselt läheb nii, nagu kunagi oli Tartu vangla ehitamisega, kui justkui olid suur vastuolu ja siis, kui see vangla valmis sai ja tööle hakkas, siis olid inimesed tegelikult sunnitud tõdema, et jah, ju ta siis on seal ja mööda sõites sa näed, aga sellega see puutumus nagu piirdubki. Tartu vangla valmis veerand sajandit tagasi, selle valmimiseks võeti laenu Põhjamaade investeerimispangast ja tegelikult on Eesti mõistes... Tegemist oli esimese kaasaegse vangla. Ja tegemist on siiamaani üsna kaasaegse vanglakompleksiga, seal on kirik ja sportimisvõimalused ja nii edasi, mida näiteks kes võib-olla meenutab Patarei vanglas, mis tänaseks on õnneks muuseum, mida seal absoluutselt ei ole, aga samas Viru vanglas ja Tallinna vanglas on. Jah, aga Rootsi riik katab kõik need kulud ja tõepoolest 600 Rootsi kinnipeetavat võib siis järgmise aasta lõpuks kuni 600 siia tulla. Nende eest saab Eesti siis kuni 62 miljonit eurot aastas, raha pole suur, aga emotsioone see tõesti tekitab ja
üks neist emotsioonidest, mis on ka läbi käinud mõnede tartlaste suust, on see, et ülikooli linnast saab vanglalinn. Nii see ei ole, eks me rääkisime seda, vange näha ei ole. Teine emotsioon on see, et kui vange tulevad külastama teised vanad retsid. Kas endised vangid või siis inimesed, kellel ei ole tõepoolest mitte mingit muud kokkupuudet kui sugulusside selle kinni istuva inimesega, siis neid ei ole ka nii palju, et nad Tartus mingisugust tooni annaksid, nii et selles mõttes ma ei kardaks, aga palju tõsisem probleem on tegelikult see, millele tõepoolest on tähelepanu juhtinud nii politsei ja piirivalveameti kui ka Päästeameti juhid on see, et Tartu vangla palkab väga palju uusi töötajaid, väidetavalt üle 200 ja nende vanglatöötajate palk ületab siis tõepoolest keskmise politsei ja keskmise päästeametniku palga mitusada eurot ja see tähendab omakorda selles sektoris, kus tegelikult inimesed kandideerivad ikkagi enam-vähem samadel erialadel ja see tähendab, ütleme, politseile ja päästele võib see tähendada tõsist probleemi. Jah, seal tekib ju see konflikt, kus piltlikult öeldes vangla ühes tiivas on Rootsi vangid, teises tiivas Eesti vangid ja ka töötajad, kes siis töötavad ühes või teises tiivas, on omavahel erinevad. Aga siin tuleb ka selle kogu kriitika raames tuleb eristada nagu kahte asja, et üks asi on see, kui palju Eesti riik teenib nende kuni 600 vangi kinnipidamisest, kas see on see vähe, on see palju, on see parasjagu ja teine pool on see leping kui selline ja kui me seda lepingut loeme, siis ta on kohati ikkagi väga detailne leping, alates sellest, et milline peab olema kambri sisustus, et näiteks seal peab olemas kruus, äratuskell, raadio ja televiisor muuhulgas ja ka seade, mis võimaldab kinnipeetaval reguleerida päevavalguse tingimusi. Ja veel hulk muid asju ka, aga ta ikkagi see leping päris väga detailselt sätestab seda, keda võib Rootsist Eestisse karistust kandma saata, samamoodi külastamise, kõik see ja oluline on vist oluline on rõhutada ka see, et need vangid tulevad siia ja need vangid lähevad siit. Jah, minule on siiski see maine küsimus siiski oluline, et siin on mitmesuguseid selliseid arvamusi selle kohta, et ühed ütlevad, näed, et Eesti ulatab Rootsile sõbra käe ja võtab siis sealt retse vastu, et siis neid Eestis majutada, et see on Eesti mainile kuidagi hea. Mina küll ei näe, et see kuidagi hea oleks, et kui vaadata, kus kohas siis neid selliseid vanglarente tehakse, siis neid vähemasti interneti andmetel, et siis neid tehakse sellistest nagu Balkani riikides, sellel on kergelt selline natukene kahtlane selline maine juures, et midagi nagu positiivset minu meelest siin siiski ei ole ja summa, nagu sa Ainar ütlesid, et see ei ole ka mingisugune eriti suur summa. Nii et ma ei tea, mulle tundub, et see ei ole mingisugune eriti äge ja eriti lõbus stiil, et Eesti paistab silma sellega, kas sisse või väljapoole, et meil on siin palju tühja ruumi betoonist siledate seintega majades, et me võtame igasuguse pätte ja hoiame neid siin. See tühi ruum ongi üks põhjusi tegelikult. Aga kiire guugeldamine ütleb, et näed, Norra on rentinud oma vanglakohti Hollandile, Belgia samamoodi Hollandile, Taani on omakorda otsustanud Kosovalt rentida, et mõni viisakas riik on ikka ka, kes on oma vanglaid rentinud, et see aga mis sellest siis, teisest küljest, mis sellest siis on, et töö nagu iga teine, et kas me tahame, et need meie suurvangrad, mis on rajatud, mis on tänasel hetkel nii-öelda tühjad, mis võiks justkui olla positiivne, aga me võime ka vaadata seda pidi, et võib-olla on Eesti karistused liiga leeped, aga et kui riik paneb selle nüüd kuidagi teenima, sest et vaata, vanglahooned on küll sellised, et see kõlab küll ilusti, et kasutame neid mingil muul otstarbel, aga see ei ole päris elus võimalik, kui me tahame, et need vanglakompleksid, mida meil on 3 tükki tänasel hetkel Eestis, et kuna mingis osas ikkagi oma nii-öelda seda ettenähtud funktsiooni kasutaks, siis sinna kõrvale spaad või erilistes tingimustes spaad või mõnda muud eksootilist meelelahutuskohta rajada ju ei saa. Ja Turu tänava lõpus asuvat vanglat elamuks muuta saab ainult nii, et see vangla tuleb maha lammutada, aga see on kohutavalt kallis. Ma olen veendunud, et tegelikult ei muutu Tartus mitte
midagi ja selle lepingu väga oluline punkt on see, et need vangid pärast seda, kui nad on karistuse kandnud, pannakse lennukile ja viiakse siit tagasi Rootsi. Siit vangla uksest nad meie ülikooli linna tänavale ei astu. Sa räägid asjadest, mis ei ole sündinud sama veendunult, nagu sa oleksid poliitik. Et poliitikud ka räägivad asjadest, mida pole veel toimunud täieliku enesekindlusega. Viitan Rootsi ja Eesti parlamendis heaks kiidetud lepingule, milles see punkt on sees. Ma olen täiesti nõus et seda kõike võib prognoosida. Me näeme päevast päeva seda, et meil on suurepärased prognoosid, aga pärast see kõik ei tule välja ja kõik on hoopis teistmoodi. Et mina siiski olen ma arvan, et see ei ole Eesti mainele hea ja et see ei ole ka Tartu linnale hea, aga kahtlemata elu näitab. Aga ütleme nii, et nõusolekut meilt selle jaoks ei ole küsitud. Aga oota, enne kui sa nõusoleku kohta küsid, aga mida teie ennustate? Praegusel hetkel on need opositsioonipoliitikud on väga jõuliselt öelnud, et kui pärast järgmise kevade Riigikogu valimisi valitsus muutub, siis see leping tunnistatakse kehtetuks. Kas see on reaalne või juhtub pigem niimoodi, et hakatakse kauplema hinna ülest, et nagu sina ütlesid, see hind on kehv, mina ei oska öelda, kas see hind on kehv, aga sinna hinna koha pealt tõenäoliselt vaidlemiseks läheb küll, ma usun. Ja, tegemist on rahvusvahelise lepinguga ja selle lepingu kehtivusaeg on ka sätestatud. Vastu võeti 52 poolthäälega, ehk siis ainult koalitsiooni häältega, 42 oli vastu, ehk siis võib öelda, et kogu opositsioon oli vastu. Muidugi saab kõiki lepinguid alati ümber vaadata, ka rahvusvahelisi lepinguid, aga ma kujutan ette, et järgmise aasta märtsis on seda juba päris keeruline teha, sellepärast et umbes siis hakkavad ka esimesed vangid juba saabuma. Esimesed vangid peaksid augustis tulema ju. Jah, esimesed vangid on juba kohal, jah. Esimesed vangid, need tuleb kvartalis tuleb 100 umbes. Järgmise aasta lõpuks, jah, võib olla see arv kuni 600, jah. Ja, mina küll ei imesta. Elu on näidanud, et kummalised asjad juhtuvad, et pööratakse tagasi. Ma ei arva, et see tagasipööramine on mingisugune selline hea poliitiline tava, et üldiselt võib-olla minu sinisilmsuse tõttu kunagi mul oli väga raske nagu harjuda mõttega, et seadus saab lihtsalt järgmine valitsus saab seaduse nagu ümber pöörata ja teha mingisugused muudatusi. Aga elu on õpetanud, et saab. Aga elu on mind õpetanud, minu pikk elu on mind õpetanud selles, et see on täitsa võimalik. Aga ma ei pea seda üldiselt siiski nagu päris heaks praktikaks, sellepärast, et mida see teeb, et inimesed igapäevases elus vajavad sellist nagu mingisugust õigusselgust või turvatunnet selles mõttes, et jah, et et seadus, rahvaesindajad võtsid seaduse vastu ja selge, et elame siis niimoodi, et võib-olla mulle see isiklikult väga ei meeldi. See on riigi tõsiseltvõetavuse küsimus, et kas me kogu aeg vaatame asju ümber või me aktsepteerime seda, et alati ei käi asjad täpselt nii, nagu meie tahame. Ja siin on detaile ka ikkagi. Rootsi riik maksab iga vangi pealt Eesti riigile teatud summa, et kui mõned vangid jõuavad siia enne, kui valimistulemused on selgunud ja uus koalitsioon paigas, istuvad seal vanglas, Rootsi riik maksab nende eest Eesti riigile raha, siis kogu see rahvusvahelise protsessi ümbervaatamine on päris keeruline protsess muidugi. Alati on see võimalik, loomulikult parlamentaarses riigis. Elu näitab, et igast asjad on võimalikud, et korraga ühe riigi president viiakse lihtsalt öösel helikopterit ja siis helikopterite mürina saatel minema, et elus juhtub kummalisi asju, mitte et seda siin hakkaks juhtuma, aga kui küsimus oli sellest, et kas siis, ega see ei ole siis nagu põhimõtteliselt ainukene seadus, millest viimasel räägitakse, et mis võiks tagasi pööratud saada, et vähemasti siis, kui järgmise aasta kevadel uus valitsus hakkab tööle, et siis sobib oleks kõik asjad kohe kiiresti tagasi pöörata, mida tahetakse tagasi pöörata ja mitte hakata neid ühe kaupa jokutama, aga nagu öeldud, et nõusolekut meie käest ei ole küsitud, aga siis suure hurraa ja plaksutuste saatel võeti vastu siis ka Riigikogu väga pikal istungil, kus oli suurel hulgal erinevaid seadusi, mis vajavad veel läbivaatamist, võeti vastu ka niinimetatud nõusoleku seadus, mis ei ole omaette seadus, vaid on karistusseadustiku muudatus, aga mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kellel oli see hea ja pikk seletus selle kohta, mida see tähendab. Sinul, Indrek või? Ei, mina ei teagi, rahvakeeles nimetatakse nõusoleku seaduseks. Jalgpall on parem kui seks, võib tänasel päeval öelda selle seaduse kokkuvõtteks, aga mina ei saagi päris täpselt aru, mida see seadus siis nii-öelda
sätestab või tähendab, jah, üks põhjendus on väga keeruline ja see tähendab seda, et meie karistusseadustik viiakse vastavusse Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvaheline konventsioon, mis siis tagab naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja ohvrite kaitse. See on 15 aastat tagasi sõlmitud, kõik Euroopa Liidu riigid on sellega ühinenud, Läti tahtis väljuda, aga otsustas ikkagi mitte väljuda, nii et see on natuke seotud selle Istanbuli konventsiooniga, aga ma ei tea, võib-olla siis on tõepoolest inimeste seksuaalsuhetes probleeme, mis nüüd seaduses tuleb täpsustada. Aga võib-olla seda saaks nagu lihtsamalt seletada, et mina tunnistan ausalt, et mina isiklikult ei saa päris täpselt aru, mis nüüd nagu muutub, aga ma ise usun ja loodan, et mul ei teki endal kunagi ka elulist puutumatust või puutumist selle küsimuse ja selle seadusega, aga kui kuulata juristi, kui kuulata erinevaid nii-öelda vabatahtlikke selle valdkonnaga tegelevaid, siis nad viitavad sellele, et vägistamise inimese süüdimõistmise on tänasel hetkel liiga keeruline, et tihtipeale vägistajad pääsevad karistuseta, sellepärast et küsimus on, kuidas seda kuritegu tõestada, kuidas vägisi võtmist tõestada ja minu arust võiks see olla üks nendest valdkondadest, kus meiesugused keskealised meesterahvad ei hakka nagu targutama, vaid nad kuulavad selle valdkonnaga tegelevad spetsialiste ja kui selle valdkonnaga tegelevad spetsialistid ütlevad, et mõistlikum oleks seda seadusandlikult reguleerida nii, siis tulebki see nii reguleerida, et sellest on üritatud tekitada mingi selline nii-öelda nagu kultuurikonflikt või kultuurisõda või ma ei oskagi seda muud. Ma ei ole seda Indrek nõus selles mõttes, et vägistamine on ka praegu kriminaalkuritegu ja meie siin keskealised perekonnainimesed ja isad teame ju seda väga hästi, et seksuaalsuhe ongi vastastikuse kokkuleppe alusel toimiv suhe, vastasel juhul see ongi kriminaalkuritegu ja ise asi nüüd on see, mis on minu jaoks tõepoolest segane, on see, et kuidas selle paarisuhte pärast siis, paarisuhte puhul tõestada, kas see oli nõusolek või ei olnud nõusolek ja kui tähtis see nõusolek on, keegi ei hakka ju notari juures kirjalikku paberit täitma, et olen nõus või ei ole nõus, eks ole. Ja kohtuprotsessi puhul, juhul kui need asjad peaksid jõudma kohtusse, on see ka ikkagi väga keeruline tõestada. Ma ei ole tõesti jurist, ma ei kujuta ette, aga minu jaoks on natuke arusaamata, kui tõsine probleem siis see tänases Eesti ühiskonnas on, võib-olla on siis? No mulle tundub, et on probleem, sest me järjest kuuleme ju ka lugusid asju sellest, kuidas nii-öelda kurutegu justkui on toimunud, kuidas kohtus ei ole on asjad läinud ühtepidi või teistpidi, et see on selline ta on tundlik teema ja ega silmast ei olegi ju küsimus selles, et kui 10 juhtumit aastas, et siis on vähe ja ei pea muretsema ja kui 100 juhtumit aastas, siis on nagu palju ja siis peab muretsema, et iga juhtum on probleem ja kui ütlevad prokurörid, kui ütlevad advokaadid, et praegune seadusandlik regulatsioon ei ole piisav, siis ju siis tuleb muuta. No jaa, see on muidugi väga emotsionaalne, sellepärast, et see nõusolek või mitte nõusolek või nõusoleku ümbermõtlemine on selline teema, mille puhul politseisse pöördumine on iseenesest juba väga keeruline tegelikult, et see eeldab juba väga tõsist rikkumist, mida võib öelda, et see on vägistamine ja see on kriminaalkuritegu niikuinii. Jaa, siin ükski terve mõistusega inimene ei saagi midagi muud öelda, et kui see asi muutub selgemaks ja samas muutub ka võib-olla lihtsamaks, siis süüdi olevate inimeste või vägistajate siis kinnimõistmine ja hukkamõistmine, et see on ju väga okei. Loomulikult, jah. See on ju väga õige kõik, mis tehakse, jah. Et selles mõttes vahepeal tundus mulle nagu kummaline, et sa siin ütlesid ka seda, et selle ümber tekkis nagu väike kultuurisõda, mis tõi endaga kaasa mingisuguseid demonstratsioone ja loosungitega vehkimisi, et just nagu oleks... See ei ole asi, mille pealt peaks tekkima. Ei ole, just nagu oleks Eesti Vabariigis siis mingisugune hulk, ma ei tea, jälle tigedaid vanamehi, kes ühesõnaga ütlevad, et ärge niimoodi tehke, et pole vaja seadusandlust karmistada. Ei ole ju, et iga normaalne, tsiviliseeritud, terve mõistusega, selge mõistusega inimene ütleb seda, et vägistamine on õudne kuritegu, see jätab endast kohutavad jäljed nendele inimestele, keda vägistatakse ja mida lihtsam ja parem või mitte lihtsam, aga mida
mida paremini on siis nagu reguleeritud see, kuidas vägistajaid kätte saada, kinni mõista, hukka mõista, et see on kõik väga hästi, et mingisugust kultuurisõda siin üldse ei ole. Just, aga ma ikkagi loodan, et on see seadus või ei ole seda seadust, nüüd ta on, aga et mingisugused eetilised normid on ikkagi piisavalt süvenenud Eesti ühiskonnas, normaalses ühiskonnas, et kõik ei pea igal hetkel mõtlema oma tegude puhul, kas ma täidan seda seadust või mitte ei täida, et ma ei mõtle ju seadusele, kui ma oma partneriga vahekordas. Ja, aga vaata, sa teed siin praegu selle vea, mis mind isegi üllatab, et just nimelt sina selle vea teed, et sa eeldad, et kõik inimesed on nagu mõistused ja mõistlikud ja tervemõistuslikud. Kõik on nagu sina. Et seda me kahjuks, sa ei saa ühiskonna standardit enda järgi seada, kahjuks. Ei, muidugi kõik ei ole tervemõistuslikud, jah, aga ei, vajalik seadus, aga väga keeruline on selle seaduse täitmist jälgida. Üks asi täitmist jälgida ja ega keeruline on ka kuidagi selles konfliktis, mis justkui selle seaduse ümber praegu tekkinud, on nagu poolt valida, et sest et meil oli ports inimesi, et minul on poolt väga lihtne valida. Ilma nõusolekuta ei tohi olla partnerite vahel mingit seksuaalvahekorda. Väga nii lihtne see ongi. Mustvalge. Selles diskussioonis on nüüd aeg-ajalt, mina olen 2 korda pannud tähele, et üles kerkinud üks väide. Ja see väide on see, et sellist seadust on vaja ka sellepärast, et väidetavalt siis Eesti noorte meeste hulgas on levimas sellised, kuidas seda öeldakse, sellised seisukohad, kus nad peavad mehi paremaks kui naissugu, on see, mida nimetaks siis nii-öelda manosfääriks või manosfäärilisteks ideedeks, mis on üsna sellised misogüünsed, et ma pean küll ausalt ütlema, et olles puutudes kokku õpilastega, paljude noorte inimestega, et mina ei ole selliseid misogüünseid ja manosfäärilisi ideid küll kuskil näinud. Vot siis on sul vedanud, pean mina sulle ütlema selle kohta, et kui mina, kuna ma oma laste ja kõige selle tõttu puutun üksjagu noorte inimestega kokku, siis mingil hetkel oli see tegelikult päris suur probleem, ma isegi päris üllatunult kuulasin, aga teine pool on, kui ma räägin oma tuttavate õpetajatega, siis viimastel aastatel võib-olla natuke vähem, aga vahepeal, kui siin oli mingi Andrew Tate-maania ja muud sellised asjad, et siis oli see ikkagi, õpetajad kirjeldasid seda ikkagi päris õudselt ausalt öeldes, seda oli päris nagu masendav kuulata. No just nimelt seda, kui levinud ongi see noorte meeste, tihti võib-olla on isegi natuke liialdus öelda, et need on ikka pigem nagu poisikese mõõtu. Aga kui see hakkab sul seal mingi teismeast pihta, eks ole, keegi sulle ei suuda natukene päitsed pähe panna, siis need ideed tulevad sinuga ju täiskasvanu ikka kaasa. See on nagu üleoleku tunne siis naissoo suhtes. Jah, see on väga hea öelda, üleoleku tunne naissoo suhtes ja naisterahvaid nii-öelda teisejärguliseks pidamine. Aga ega ma arvan ka, et Eesti poliitikas ei ole see ka mitte sugugi tundmatu asi. Jah, seda küll, jah. Selle kohta oli üks hea näide, Netflixis on üks hea prantsuse dokumentalisti film, mis räägib siis Ameerika siis nendest monosfääri põhitegelastest ja nende podcastidest ja kõikidest sellistest sellisest nagu pidevast laiamisest ja pidevast enese kiitmisest, naiste maha tegemisest. Naised on ainult selleks, et neid rahuldada, nende naised on nõus sellega, et mehel on nii-öelda vabad seksuaalsuhted igal pool ja nii edasi. Ja see dokumentalist... See on laiem, see ei ole seksuaalsuhete teema. See dokumentalist tegi väga huvitava nagu eksperimendi, et ta nendega rääkis ka nende põhitegelaste naistega ja pärast siis nagu mingi aja pärast tegi siis uued intervjuud. Ja siis selguski, et mehed olid ajanud samasugust nagu sellist üleolevat juttu, mis ei vastanud tegelikult. Ühe juurest oli see naine oli ära läinud ja võtnud lapsed kaasa, öelnud, et talle see asi ei sobi. Ja siis eriti hea hetk oli see, kus üks väga suur kõvataja, siis selline manosfääri, ma ei tea, pooljumal, keda siis filmiti tema enese kodus, siis ajas seal mingisuguseid asju, aga seal oli juhuslikult ka tema ema. Ja siis tuli välja, et ema sõna maksis kodus kõige rohkem, kui poiss hakkas seal midagi jälle tänitama ja tähtsat nägu tegema, siis ema käratas talle, et kuule, lolliks oled läinud, mis asja siin ajad? Ja tüüp tõmbas kohe saba jalgade vahele, nii et emad, pange oma pojad paika. Ja siinkohal väike paus.